Klassikaraadio stuudiosse on nüüd jõudnud pimestava naeratusega sopran, keda juba eeloleval pühapäeval saame kuulda Klassikatähtede saates. Elina Netšajeva, kes laulis meile Amy Beachi laulu The Years at the Spring. Ma sain aru, et sa õpid Tallinna Ülikoolis. Kas Tallinna Ülikoolis saab ka laulmist õppida? Ikka saab Tallinna Ülikoolis laulmist õppida. Ma õpin seal laulmist Eda Zaharova juures ja sellepärast ma seal üldse õpingi, et ma saaksin just selle õpetaja juures õppida. Kuidas sa siis endale sellise õpetaja leidsid? Lihtsalt nii juhtus, et läbi tuttavate sain teada, et on olemas nii hea õpetaja, siis tutvusin temaga ja töö hakkas nii hästi edenema ja kõik hakkas nii hästi klappima, et mõtlesin, et see ongi just see õpetaja, kellega ma tahaksin õppida laulmist. Aga oled sa alati laulnud või on see huvi tekkinud sul nii-öelda suuremaks saades? Ma olen laulnud laulukooris Raaduga alates 4 aastast ning mingi hetk ma sain aru, et see tuleb mul väga hästi välja. Hääl on nii kõva ja nii suur võrreldes teiste lastega ja siis ma hakkasin koorisolistiks ning siis ma juba sain aru, et ma tahangi just sellega tegeleda tõsiselt just ooperi laulmisega. Millal sulle just ooper meeldima hakkas? No mul on alati klassikaline muusika meeldinud, aga just ooper, ma arvan, et just siis, kui ma hakkasin laulukooris solistiks. Kui vana sa olid siis? Ma arvan, et ma olin umbes 14. See on jah huvitav, sest tegelikult sageli selles vanuses inimesed ei armasta ooperit, et võib-olla selles vanuses tahetakse laulda popmuusikat ja sageli alles hiljem jõutakse klassikalise muusika juurde. Ma olen kõiki stiile alati laulnud ja armastanud ja ka poplaul ei ole mulle väga kauge, et ma olen ka seda natukene laulnud, aga loomulikult klassikaline laul on alati olnud esimesel kohal. Nii et siis muusika on tegelikult su elus alati olulist rolli mänginud? Jaa, ma jumaldan muusikat. Ma ei saa ilma selleta elada. Oled sa mingit pilli ka õppinud või see koor oli siis põhiline, millega sa alati oled tegelenud? No ma olen natukene klaverit õppinud ja natukene kitarri ja natukene flööti ja natukene trumme, et nii lihtsalt enese arendamiseks. Et siis mitte muusikakoolis, vaid lihtsalt eraõpetajalt? Jah, just. Kas siis juba sellel ajal, kui sulle hakkas meeldima ooper, siis tuli ka see mõte, et sa tahad tingimata just ooperilauljaks saada? Jah, siis juba tuli mõte, et just ooperi laulmisega ma tahangi tegeleda terve oma elu, kui midagi ei peaks mind segama. Aga siis peale keskkooli mõtlesid, et lähed Tallinna Ülikooli? Kui ma õppisin gümnaasiumis, siis ma käisin samal ajal ka Georg Otsa muusikakoolis paralleelselt eelkursusel. Aga siis, kui ma kohtasin oma õpetaja, siis ma otsustasin, et ma tahan minna Tallinna Ülikooli. Kas see oli ka põhjus, miks sa Muusikaakadeemias ei õpi? Ma proovisin saada Muusikaakadeemiasse ka, aga nemad ütlesid, et mina olen liiga noor. Kui vana sa siis olid? Pärast gümnaasiumi, ma arvan, et 19. No seal tõesti sageli ju võetakse lauljad vastu alles siis, kui nad on näiteks Otsa kooli lõpetanud, kui nad on üle 20 juba. Olen juba 4 aastat tegelenud just ooperi laulmisega tõsiselt. Oled sa ka selle peale mõelnud või õpetajaga arutanud, et missugune on just selline konkreetne sinu hääleliik, et missugused saavad olema need rollid, mida sa laulma hakkad? No seda on praegu natukene raske öelda. Laulame just sellist repertuaari, mis hetkel minu häälele sobib, aga tunda on, et hääl kogu aeg areneb, et see, mis ma laulsin 2 aastat tagasi, et praegu see juba ei sobiks nii väga hästi häälega ja ma arvan, et see hakkabki nii toimuma, et kuhu hääl läheb, sinna ka läheb ka repertuaar. No loomulikult on sul vist päris kõrge hääleulatus? No sopran, jah. Et praegu tulevad veel kõrgemad osad välja, kuigi hääl läheb aina jämedamaks, et juba natukene raskemaks, et saab juba huvitavamaid ja dramaatilisemaid laule valida. No mis on sinu jaoks huvitav? Mida raskem, seda huvitavam. Et siis sellega on huvitav töötada, et ei tule lihtsalt niimoodi nipsu pealt välja ja näiteks laulu sisu on huvitav, mida saab inimestele edasi anda ja kõike seda endas läbi elada ja läbi mõelda, et võib-olla selline natukene dramaatilisem, aga samas mulle meeldib ka väga mänglevad laulud, kus saab ka oma sellist lõbusat poolt näidata. Aga räägi, kuidas sa harjutad? Tulen näiteks laulutundi. Siis me laulame lahti õpetajaga ja lahti laulmise harjutused on erinevad ja kõik sõltub sellest,
millises konditsioonis ma olen, milline tuju mul on, et kuidas ma ennast tunnen, et nii õpetaja oskab seda kohe vaadata, ära hinnata ja anda just need lahtilaulmisharjutused, mis aitavad mul kõige rohkem sinna lauluvormi tulla, et mõnikord on tool pea kohal ja siis kükitan ja laulan ja mõnikord on lihtsalt paar harjutust ja juba saab töötama hakata. Ja siis me kas laulame erinevaid laule või siis harjutame tehnikat. Huvitavad tunnid on meil. Mitu korda nädalas sul on praegu erialatund? Praegu ma arvan, et on iga päev. See tähendab, et siis sa üksi vist väga palju ei harjutagi, ma just küsisin seda harjutamist rohkem nagu üksinda, et see on tegelikult, ma kujutan ette, et laulja elukutse juures üks kõige raskemaid asju, sest sa ju pead iga päev harjutama ja samas sa pead ka üksinda suutma endas nii-öelda avada selle sama energia, mida sa teed siis kas õpetajaga või siis publiku ees ja see on ju mõnes mõttes päris selline raske ja rutiinne töö, et kui sul on seal näiteks koloratuurid, mis peavad välja tulema, kogu aeg laulda täpselt neid samu noote, et kuidas sa sellega toime tuled? Laulmises on selles mõttes väga huvitav asi see, et iga päev on erinev. Loomulikult kodus ma harjutan ise ka, õpin uut repertuaari, samas need koloratuurid, neid ka seal noodi kaupa, et need ikkagi läheksid paika. Kuigi ma võin tõdeda, et ma üksi täishäälega niimoodi pikalt kodus üksinda laulda eriti ei julgegi, kuna ma kardan, et ma võin midagi valesti teha, et ja siis näiteks enda häälele viga teha, et kedagi ei ole kõrval, kes ütleks, et ära nii laula, et siin peab hoopis nii tegema. Kui sa niimoodi pikalt kodus harjutad, et kas su perekonnaliikmed või naabrid ei kaeba? No ma üritan harjutada siis, kui kedagi kodus ei ole või siis, kui tõesti on vaja harjutada, siis perekonnaliikmed ei kurda. Mul on ka noorem õde, kes mängib tšellot, nii et meil on seal müra palju, just muusikalist müra. No siis on see muusikaarmastus teil täitsa veres kohe perekondlikult. Kas su vanemad on ka muusikaga seotud? Ikka on. Meil on kõikidel perekonnaliikmetel, emal, isal on algmuusikaharidus olemas, muusikakool õpetatud. Ema laulis 10 aastat laulukooris, mängis klaverit, aga just tõsiselt ta sellega ei tegele, kuigi praegu ta laulab ka kooris. Et kõik on meil perekonnas kuidagi muusikaga kokku seotud olnud või siis on hetkel. Aga erialalt siis, ütleme nii-öelda igapäevatööd, see siis ei ole otseselt muusikaga seotud? Ei ole. Ainult siis võib-olla minul on see hetkel kõige tõsisem. No samas, kui sa hakkasid laulma juba päris vara, siis ikkagi need tõuked tulid kindlasti päris oluliselt ju just vanemate poolt. Jaa. No see on ka selline eriala, mida õpitakse väga kaua ja kus ilmselgelt ka väga sageli ju lauljad saavad valmis ja leiavad töö võib-olla alles peale kas või 30. eluaastat, et see nõuab ka vanematelt väga suurt mõistmist, nii-öelda ka toetust ja abi sellel erialal. Ja ma olen väga tänulik oma perekonnale, kuna kõik mõistavad mind ja näevad minus seda potentsiaali ja nad alati toetavad mind ja see on mulle ääretult suureks abiks. Ma arvan, et ilma nendeta ma isegi ei saaks nii hästi hakkama. Aga räägi veel sellest, et kui palju sul praegu on esinemisvõimalusi niimoodi õpingu ajal? Esinemise võimalusi on palju, kuna ma olen Eda Zakharova Music Agency's, muusikaagentuuris ja nemad korraldavad väga palju erinevaid üritusi ja nende raames ma saan väga palju esineda ja ma olen väga tänulik, sest esinemise kogemus on kulda väärt. On sul olnud ka mingeid esinemisi, mis sulle väga erilisena meelde jäävad? No näiteks eelmisel nädalal oli selline, kus ma pidin väga pikalt ooperiprogrammi laulma ja see oli esimene kord minul niimoodi suurel laval ja seal oli väga palju uut repertuaari, mis ma olin eelmisel päeval veel õppisin viimased sõnad pähe ja ma sain sellega hakkama ja ma olin väga rahul endaga. No mis sul praegu repertuaaris on? Praegu repertuaar kasvab iga päevaga, kuna on vaja palju uut repertuaari. Ma ikka loodan, et vähemalt ma üritan, annan endast parima, et saada Klassikatähtede saate finaali. Kuna ma pole elu sees orkestriga laulnud, siis minu unistuseks on laulda suure orkestriga suurel laval ja ma nii loodan, et see unistus läheb täide, aga pool tundi laulmist on päris pikk aeg ja siis sinna on vaja palju uusi laule. Ja praegu õpin Mozarti aariat ja Gounod ooperist Faust, Margarete aariat ja mulle see nii meeldib, kuna see kuidagi nii sobib minu iseloomuga.
ja siis on erinevad väga ilusad laulud, Arditi Parla, mis on minu jaoks väga uus ja väga ilus laul, et väga-väga ilus repertuaar ning lähen sellest nii rõõmsaks, et pärast, kui õhtul näiteks kodus õpin või kuulan oma salvestatud tunde, siis pärast ma ei saa enam magama jääda, kuna nii hea meel on, et nii ilusad laulud on. No oled sa mõelnud ka oma tuleviku peale, et kui sa nüüd ülikooli lõpetad, et kas sa plaanid minna kuskile Eestist väljapoole? No ma lõpetan see aasta ülikooli juba ja ongi selline moment, et kus ma täpselt ei teagi, mis minust edasi saab. Et kas minna akadeemiasse, kui mind sinna võetakse, või siis otsida mingisugune ooperistuudio kuskil Euroopas või siis jääda Eestisse, et ei teagi. Et alguses peab selle Klassikatähtede saate sellega midagi tegema ja siis ma hakkan tõsiselt mõtlema, et mis minust edasi saab. On sul ka mingeid selliseid konkreetsemaid unistusi, et mõnda rolli, mida sa kindlasti tahaksid kunagi esitada või kas või muusikuid, kellega koos tahaksid laval olla? Ikka on väga palju unistusi, ma arvan, et ma ei jõuagi neid kõiki siin ära öelda. No ütle üks. Aga minu unistus on see, et kunagi tulevikus laulda näiteks Metropolitan Ooperis mõnda väga ilusat ooperit, näiteks mõnda Verdi ooperit või siis mõnda Puccini ooperit, sellist ilusat Itaalia ooperit. Ja et seda kõike näidataks meil siin Coca-Cola Plazas laivis ja et kõik minu sõbrad, tuttavad, vanemad, sugulased, kõik saaksid tulla ja vaadata, et kõikidel oleks selline võimalus. Oskad sa öelda, miks sa laulad? Miks ma laulan? Sest et ma arvan, et see on osaliselt minu elu mõte. Ja kui ma laulan, kui ma olen laval, ma tunnen, et ma elan, ma tunnen, et ma teen midagi ja kui inimesed hiljem tulevad tänama ja räägivad oma positiivsetest muljetest, mis ma neile kinkisin, siis ma tunnen, et ma olen õigel teel. Ja loomulikult läbi laulmise ma saan oma tundeid ja sisemisi emotsioone kõige paremini inimestele edasi anda ja jagada oma sisemist maailma. Ja veel kõige viimane küsimus, et missugune on olnud su enda kõige erilisem ooperielamus? Kõige erilisem ooperielamus oli mul viimati La Scalas. Ma võitsin laulusilla konkurssi, sain esimese koha ja esimese koha auhinnaks oli sõit Milanosse, kus ma sain minna La Scalasse ja ma vaatasin seal Cavalleria Rusticana Mascagni ooperit ja seal laulis üks mu lemmikutest sopranitest Ljudmila Monastõrska ja juba see fakt, et ma olin La Scalas ja see, et seal laval olid kõik nii super head lauljad ja mängis nii hea orkester, siis juba see oli lihtsalt vapustav minu jaoks. Okas kurku, Elina! Kõik klassikalise laulmise sõbrad on oodatud noorele lauljatarile kaasa elama juba alates pühapäevast, kui ETV ekraanil algab rebimine Klassikatähe tiitli pärast.